ruumilise mõjuga ehitis. Ja need hoogmealasid siis need peavadki olema määratud kas üldplaneeringus, või peab olema tehtud eriplaneering. See ei ole nii, et keegi tuleb vallavalitsus ja ütleb, et ma tahan nüüd tuuleparki teha ja öeldakse, et palun algatame detailplaneeringu. Selleks on siis olemas olnud ennem teatav eeltöö, mida siis üldplaneeringu koostamist teeb. Detailplaneeringu algatab volikogu ja siis esimene samm pärast selle planeeringu algatamist on lähteseisukohtade ja KSA-programmi koostamine. See KSA-programm ja lähteseisukohad, see ongi sisuliselt tööülesanne, kus just pannakse paika, mida planeeritakse, mis on need planeerimispõhimõtted, seda siis teevad koostöös konsultant ja vallavalitsus. Muuhulgas pannakse paika siis ka uuringute kavandamine, on linnustiku uuring, tähendab siis, kui ma võtan selle tuuleala number 6 näite, siis siin on linnustiku uuring, ornitoloogiline eksperthinnang, käsitiivaliste uuring, müra uuring, varjutuse modelleerimine. Ennem planeeringu algatamist on juba tehtud siis linnustiku ja nahkhiirte uuring on juba osaliselt olnud töös. Planeeringu protsessi käigus on siis tehakse mitmeid erinevaid analüüse nende samade uuringute alusel. Sa näed seal piltidel tuulikuid või? Midagi on, jah. Et kus kohas elavad mingisugused kaitsealused liigid, seal kus need kaitsealused liigid elavad, sinna ei saa tuulikuid teha. Vaadatakse, kuidas on rohevõrgustik piirkonnas, rohevõrgustik peab jääma toimima, jällegi rohevõrgustiku alale, siis seda ei saa läbi lõigata. Tehakse varjutuse analüüsis, ülevaleskesse läbimine skeem, see on siis varjutuse skeem, et kuidas majapidamiste peale siis hakkab selle tuuliku pöörlemisest tulenev vari laskuma. Tehakse visuaalmodelleeringud, et kuidas need tuulikud hakkavad paistma. Selleks on siis oodatakse jälle tavaliselt inimeste sisendit, et mis on need olulised kohad, kust peaks siis neid modelleeringuid tegema, kuidas need tuulikud paistavad. Tehakse ka müra analüüsid, et kui suur müra siis hakkab olema kuskil majapidamise juures, et kui siin paremal pool punaste täppidega on toodud välja majapidamised, siis nende punaste, oransside, kollaste joontega on siis toodud välja detsibillide jooned, et kui suur saab siis olla antud kohas see suurim müratase. Ühesõnaga, mul oli siin natuke rohkem neid, aga kuna ma näitan PDF-ist ja siis ma ei saa kõiki neid asju näidata, kus mul oli. Ühesõnaga, kogu selle mõjude hindamise protsessi käigus tehakse üks korralik ports uuringuid. Tavaliselt, ma ise nimetan seda planeeringu koostamist äralõikamiseks. Et siin on siis nüüd 3 skeemi Valga vallast, kus kõige vasakpoolsem skeem on siis see, kus valla üldplaneeringu koostamisel leiti, et missugused võiksid olla tuulealad. Kuna valla üldplaneeringu koostamine käib, ei ole läbi nagu siin on, siis otsustati algatada eriplaneering nende hoogmealade määramiseks. Eriplaneeringu algusstaadiumis oli see keskmine skeem, kus siis olid võimalikud alad näidatud selle lilla ja sinisega, et nendele aladele saab siis tuulikuid kavandada. Töö käigus, nende samade uuringute käigus kadus ära näiteks see kõige ülemine ala ja muutusid nende teiste alade kujud, et lõpuks kõige parempoolsel skeemil on siis välja toodud see lahendus, mis siis läks siis kooskõlastamisele ja arvamuse andmiseks.
et kui võrrelda esialgsega, siis tegelikult see alade suurus, tuulikute arv vähenes oluliselt ja see on tavaline osa sellest planeeringust. Nüüd, mis hakkab välja nägema detailplaneeringu lahendus? Detailplaneeringus on siis oluline välja tuua see, kuhu seda tuulikut saab ehitada. Siin on näidatud siis selle lillaka mustriga on näidatud hoonestusala. See tuulik peab saama ehitatud sinna hoonestusala sisse. Hoonestusala näidatakse tavaliselt natukene suuremana, et tal oleks sees selline loks, et kui siis tehakse geoloogilised uuringud, pannakse seda tuulikut täpselt paika, oleks võimalik mõnekümne meetriga mängida. Et siin on nagu nende mustade ringidega siis näidatud nagu sellised 3 võimalikku tuuliku asukohta, et kuidas siis selle hoonestusala sees see tuulik siis saab olla ühes, teises või 3. kohas. Kindel on see, et ta peab tulema selle hoonestusala sisse. Musta joonega siin ümber on näidatud ära siis hundipiir, planeeritava hundipiir. Lisaks kuulub siia juurde siis ehitusõiguse tabel, suurim lubatud kõrgus, seesama suurim ehitusalune pindala ja muud asjad, mida siis seadus nõuab. Me ei näe neid numbreid. Neil antud juhul ei omagi tähtsust need numbrid, et ma räägin teile sellest, mis on detailplaneeringu. Slaidid saavad olema valla koduleheküljel, kus neid saab siis vaadata. No aga ma tahan küsida selle kohta võib-olla hiljem, ma ei... Ja pärast saategi küsida. No aga ma ei näe ju numbreid, ta ütle ka ju. Palju see kõrgus on siis? Siin antud näite puhul on 270 meetrit. Aitäh. Planeeringu juurde kuulub, siis on mul siin ka paremalt toodud väljavõtte sisukorrast, kus on 45 lehekülge siis planeeringu teksti. Sellest siis 30 lehekülge on tegelikult erinevaid tingimusi, mida tuleb arvesse võtta nende tuulikute tegemisel. Nii et detailplaneeringuga kokkuvõttes pannakse paika tingimused ja pannakse paika siis küllalt täpselt see asukoht, kuhu siis tuulik saab tulla. Mul on ka blokskeem detailplaneeringu protsessist. Kõige esimene samm on algatamine volikogu poolt, et volikogu tegevused on siis siin märgitud sinise värviga. Teine samm on siis lähteseisukohalt taassaabprogrammi tegemine. Tuuleala 6 puhul on need väikemaagas toimunud, järgmistel planeeringutel need vist tulevad ja eks. Pärast seda lähteseisukohtade kaassaabprogrammi tegemisse pannakse avalikult üles, avalik väljapanek, avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu, kui siis arutatakse neid ettepanekuid. Seejärel jätkub eelnõu koostamine, sageli ka uuringute tegemine. See protsess on tavaliselt seotud ka vegetatsiooniperioodiga, kui sul on vaja linnustikku uurida, siis see uurimine kestab terve siis hooaja nii-öelda kevadest sügiseni. Kui eelnõu saab valmis, siis tuleb eelnõule avalik väljapanek. Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu, kus siis kõik saavad esitada oma arvamusi ja avalikul arutelul arutatakse esitatud arvamusi. Avaliku arutelu järgselt siis seda eelnõu jällegi täiendatakse, kui eelnõu saab siis valmis kooskõlastamiseks, saadetakse kooskõlastamisele arvamuse andmiseks ja kui ta saab kooskõlastatud, siis saab sellega minna volikokku, kes siis saab teha vastuvõtmise otsuse. Vastuvõtmise otsusele järgneb taaskord avalik väljapanek. Avaliku väljapanekuga koos on siis ka avalik arutelu ja pärast seda avalikku arutelu on siis heakskiitmise protsess Maa- ja Ruumiametis. Ja kui Maa- ja Ruumiametis saadakse heakskiit, siis läheb see planeering kehtestamisele. Mul on siin väljendid eelnõu avalik väljapanek, eelnõu avalik arutelu ja avalik väljapanek, avalik arutelu. Et need on seaduse kohased terminid, seda eelnõud, seda võib kasutada ka mõistega eskiis, et igal juhul on see, et detailplaneeringud käivad 2 korda
siis avalikul väljapanekul, mille jooksul saab arvamust avaldada. Arvamustega võib ka olla nii, et kui te avaldate esimest korda arvamust ja vald näiteks otsustab, et teie arvamust ei arvestata, siis teil on õigus seda järgmisel avalikul väljapanekul uuesti esitada, kui teil soov on. Kui nüüd see planeering läheb siis heakskiitmisele, siis heakskiitmisel vaadatakse eelkõige seda, mis oli siis selle vastuvõtmise järgse avaliku väljapanekul esitatud, kuidas siis sellele vastati. Ja lihtsalt korraks veel siis selle tuuleala number 6 põhjal siis, kes on siin erinevad osapooled, et Sandi Lind ja Enefit Estonia tegid siis vallale taotluse planeeringu algatamiseks. Väike-Maarja vald siis algatas planeeringu ja Väike-Maarja vald on see, kes lõpuks selle kehtestab. Planeerimisel tehakse koostööd valitsusasutustega ja kaasatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Need on jälle planeerimisseaduse kohased terminid. Kui te soovite olla planeeringusse kaasatud, siis saatke valla üldmeilile kiri. Mina, Heiki Kalberg, soovin olla kaasatud tuuleala number 6 planeeringu koostamisse. Kõik isikud, kes annavad sellest teada, soovivad olla kaasatud, kui toimuvad siis need arvamuste küsimised, avalikustamised, siis vald kõigile nendele saadab siis teate, et nüüd on arvamuse andmisel see planeering, nüüd see planeering läheb avalikule väljapanekule. Teie ülesanne on anda teada, missugusest konkreetsest planeeringust te tahate, et te olete kaasatud ja anda siis ka oma e-posti aadress, et millele vald siis teile teateid saab. Jah, meie tulime siia hanke käigus, vald tegi hanke, leidis planeerija Keskkonnamäe hindaja, nagu ma siis juba ütlesin, teeb järelevalvet või kiidab planeeringu heaks Maa- ja Buumiamet. Sellisena see planeeringu protsess on. Aitäh! Kuidas nad jõuavad igale poole? Eile ka pärast. Jälle pärast. Võtame järgmise ettekande ja ettekanne tuleb siis tuulikutega